Tervist kõikidele Vanglaplaneedi kanali jälgijatele. Täna siis räägime üle pika aja fosforiidi teemadel. Ja Eesti Geoloogiateenistus on meil siin nüüd mitu aastat uurinud ja puurinud või tegelikult vist peab ütlema, et kõigepealt puurinud ja siis uurinud. Ja nüüd siis leiti, et seda kaevandamist ei olegi nagu väga mõistlik ette võtta, et majanduslikult ei tasu ära, vähemalt praegu siis. Aga no samas on ju nii, et kuna tegemist on meil ikkagi strateegilise maavaraga, siis tekib nagu küsimus, et kas need plaanid on siis tõesti nüüd niimoodi kõrvale pandud või on tegemist lihtsalt rahva rahustamisega. Aga igal juhul see Eesti Geoloogiateenistus siis nüüd tutvustab neid uuringu tulemusi 30. juunil Sõmerul. Ja virulased on võtnud ette ja lähevad sinna kohale. Ja mul ongi nüüd hea meel tervitada Timo Kalaust, kes on sihtasutuse Virumaa põlisrahvas juhatuse liige. Tere Timo kõigepealt ja äkki räägid natukene, et kuidas teil selle Eesti Geoloogiateenistuse ja siis teie vaheline suhtlus ja läbisaamine siiamaani olnud on, et on teid ikka kenasti kursis hoitud kõigi nende asjadega, mida nad seal teie tagaues plaanivad või kuidas see läbisaamine on? Ja tere Peeter, aitäh selle võimaluse eest ja tere kuulajad-vaatajad. Kuidas see geoloogiateenistusega läbisaamine on, et võib-olla ma toon nii palju siis kõigepealt välja, et kui see uus fosforiidi teema avalikkuse ette nagu tuli ja teemaks võeti, siis esimese asjana Virumaa põlisrahvas lõi seltsingu. Seltsing saatis välja siis teatised Virumaa KOV-idele Virumaa põlisrahva olemasolust, siis teatis Virumaa põlisrahva olemasolust ja meie õiguste rikkumisest seoses fosforiidi uuringutega. Sellele järgnes siis Virumaa põlisrahva tahteavaldus seoses Virumaa maavaradega. Et see on siis nagu nii-öelda siis see ajajoon. Käisime korduvalt ka Aru-Lõuna karjääris siis koha peal, oli ju 11. novembril, see oli siis 2024, selline hingega inimeste kõnekoosolek, eks. Ja samal aastal varem siis me olime korraldanud Virumaal liigustes ühe koosoleku selle fosforiidi teemal ja samal aastal oli siis Lammasmäel üks koosolek, kus geoloogiateenistus alles planeeris neid puurimisi ja uurimisi. Ja muidugi meie seisukohtadega ei nõustutud, mindi ikkagi seda teed, et hakati puuriti ära ja nüüd me oleme jõudnud punkti, kus on ka siis ära uuritud. Ja kuidas on siis see omavaheline suhtlus, on see võib-olla hea näide siia, et kui me olime Aru-Lõuna karjääris koha peal terve pika päeva, kui käis nende puuraukude sulgemine, siis sai seda seal koha peal otse laivina ka filmida ja päris lõpuosas läks seal jutuks, et Arbaveres on siis geoloogiateenistuse uurimise asutus ja sattusin sinna kuskile vestlusele vahele, et jah, et kõik on oodatud justkui sinna siis edaspidi neid samu välja puuritud kange vaatama, uurima, räägitakse siis juurde. Aga meile, virulastele öeldi siis eraldi, et geoloogide jaoks, geoloogiateenistuse jaoks on Arbavere uurimiskeskus nii püha koht, et tegelikult teid sinna ei oodata. Et see oli siis selline punktipanek kogu sellele puurimisele. Aga nüüd, mis puudutab neid uurimisi, rahasid on liigutatud, ma saan aru, et sellele algsele 6,1 miljonile on ka natukene juurde küsitud, sellega ei ole välja tuldud ja on jõutud vähemalt nii palju, kui avalikkuse ette on infot antud, et on jõutud punkti,
millest meie siis kohe algselt rääkisime. Tehnikat teil ei ole, see ei tasu ära, aga see on ainult siis selline majanduslik pool või kuidas seda kõike teostada. Aga jah, et seminar on siis tulemas, seminariks on seda nimetatud, eks me siis kuuleme, mis sealt meile räägitakse. Aga üldiselt seda suhtlust ei ole paari aasta jooksul rohkem olnud, kui nüüd nädal või poolteist tagasi võtsin mina Peep Vassiljeviga ühendust, kes on siis ütleme Juhan Aare järglane või järeltulija, kes siis on selle fosforiidi teemaga tegelenud aastakümneid ja geoloogiateenistuse PR-mehele Erki Peeglile ma helistasin ja ütlesin, et mulle siristati, linnuke siristas, et selline asi on tulemas, et millal saab infot. Nii et geoloogiateenistusega vahepeal mingit suhtlust ei ole olnud, nad on vältinud meid, nad on eiranud meie positsioone või seisukohti, et meid tuleks kaasata. Nii et ma loodan, et siit sellest segasest jutust said sa sisse vastuse. Nii et mitte mingisugust suhtlust ei ole paari aasta jooksul sisuliselt olnud. Aga millised siis need peamised teemad ja küsimused on, et kui nüüd on võimalik sinna sellele seminarile siis niimoodi kohale minna ja silmast silma kohtuda nendega, et võib-olla te ei taha kõike ära rääkida, mida te seal nagu küsida ja teha plaanite, aga mingisugused asjad, mida nagu annaks välja võib-olla tuua, et mis need kõige suuremad küsimärgid, mis siiamaani on ja millele näha on, et nad ei taha väga vastata? Ega sellele küsimusele nagu lihtne vastata ei ole, et mina ise kohe esimene asi, kui need uudised hakkasid välja tulema siin paari nädala eest, et mina mõtlesin, et väga huvitav oleks teada, et mis on siis nende uuringute vahe, mis täna on tehtud nii-öelda, nende uuringutega, mis aastakümneid tagasi juba tehtud on, eks. Et mul siin tagariiuli peal on Juhan Aare kirjutatud raamat fosforiidisõjast. Et ma olen ise käinud neid materjale läbi, enam-vähem on ju kõik teada, kus on, mis on, sellest on nii palju juttu olnud avalikkuse ees tegelikult. Meil on tänaseni veel puurauke, mis on sulgemata geoloogiateenistuse pealt, ei ole aega, ei ole raha jutumärkides, eks. Aga üldiselt jah, et mida nüüd siis saadi siis nagu teist teada, mida me varem ei teadnud. Peep Vassiljev, tema nimi käis ennem siit läbi, on ju korduvalt ja korduvalt avalikkuse ees rääkinud, ka Vanglaplaneedile sinule on ta andnud, Peeter, intervjuu, kus ta on öelnud, et maailmas ei ole sellist tehnikat, millega neid maavarasid sealt maa alt välja tuua. Ja ühte asja, mida ma tahaks nagu rõhutada minu enda vaatest, meie kui virulaste vaatest on see, et Virumaa on virulaste hoida, jah, kõlab pateetiliselt, aga see on nii, meie kõigi kodu on meie kõigi endi hoida ja see, mis on maa sees, kuulub meile ja selge on see, et kõik võimalike muldmetallide kaevandamistega ja asjadega kaasnevad keskkonnakahjud ja kui meie, see on see jälle, mõni ütleb ära leierdatud jutt, kui meie elukeskkond, põhjavesi, maamuld, kõik on ohus, siis see on selge ei. Isegi siis, kui see uuring oleks olnud nii-öelda positiivne, et tasub ära, see oligi seal uudises see, et maailma turuhinnad ei ole sellised, et tasuks ära. Aga mitte poole sõnagagi ei ole mainitud, isegi mitte viisakusest, aga võltsitud viisakus oleks ka midagi. Et me ei saa seda tegelikult teha, sellepärast, et kohalikud tulevad meile kallale. Eks, et aga mis seal seminaril, mida sealt oodata või loota? Ma arvan, et see, mida me täna kuuleme, on siis selline, kuna ka minister Sutt on koha peal, eesnimi ei tule praegu meelde, siis meil ei ole, aga teatud inimestel on tulemas siis kohe-kohe Riigikogu määramised ja valimisteks neid nimetatakse, armastatakse nimetada. Et ma kahtlustan, et see võib olla täna seotud selle info väljaandmine, et me ei kaevanda ega ei tee midagi, see võib olla seotud sellega. Et selline jah, aga mida sealt oodata, väga raske on jah sellele küsimusele, mida sa ootad sealt, kes on tegelikult sulle kogu aeg valetanud?
uskumatult palju valetatakse. just jah, ja no vot minu meelest ongi nagu huvitav, et nad ütlevad nagu ühelt poolt, et oligi Postimehes oli 2 täiesti erinevat pealkirja, et ühes pealkirjas öeldakse, et ei hakata kaevandama ja teises siis noh, põhimõtteliselt vihjatakse, et ikkagi võiks hakata kaevandama. Et noh, just praegu nimetasid, et noh, mitte otseselt, aga ikkagi vihjasid, et tegemist on valetajatega, eks ju, et siis selline pooltõe rääkimine on ka ju veel palju ohtlikum, kui nad ütleksid otse midagi välja, siis oleks vähe lihtsam, aga praegu jääb selline väga huvitav tunne, et noh, nagu tahetakse lihtsalt rahustada rahvast või kuidas teile seal tundub? Jaa, see noh, ma seda aktivisti nime, noh, kui nüüd kasutada sellist mõistet, üks virulane, kes on ka aastakümneid väärikas emand, väärikas vanuses, kes on väga mures põhjavee pärast olnud aastakümneid seoses sellesama igasugust kõikvõimalike kaevandustega, mitte ainult see, millest me täna räägime, et fosforiiti hakatakse kaevandama, see, mida Virumaal kõiki aastakümnete jooksul või ütleme 100+ aasta jooksul on tehtud, see on jube. Aga siin on olnud Viru-Nigula vallavanem, kes siis sügisel pukki pandi, ütlen selle otse välja, Einar Vallbaum on tema nimi. Et tema hakkas töötlema siin teatud inimesi, et võid rahulik olla, et meie eluajal, ma ei tea, kui vana Einar Vallbaum on, et meie eluajal seda kaevandust ei tule. Me keegi ei ole nii naiivsed, et arvaksime, et kogu see, noh, ütleme, kui nüüd olekski tulnud otsus selline, et jah, tasub kaevandada, tasub maha müüa, sest ega virulased seda kaevandama niikuinii ei saa hakata, ei lasta hakata, eks. Eesti Vabariigi poolt, kes nimetab seda siis rahvuslikuks rikkuseks. Aga juba selline töötlemine nagu käib, et enne seda seminari et ma olen nende inimestega, kellele on siis neid vihjeid antud, et ole rahulik, olen rääkinud, et sa peadki olema rahulik. Täitsa mõistlik on olla rahulik, aga 30. tule kohale. Ja ole seal ka rahulik. Et lähme kuulame rahulikult ära siis. Et nii ta on, jah. Ja, no sa need osad riskid tõid siin juba välja ka, et mis sellega nagu kaasa võib tuua, kõik see põhjavee teema ja see ei ole ju tegelikult ainult virulaste probleem, et võib-olla peaks natukene sellest ka veel rääkima, et noh, kogu see põhjavesi, mis meil Eestis on, see on ikkagi üsna tihedalt seotud ka selle piirkonna põhjaveega. Et seal uuringus toodi ka välja need igasugused põhjavee taseme langused ja asjad, et ega nad tegelikult ju ei varja, et sellega tekivad sellised probleemid. Et noh, sa oled siin ka rääkinud jah, Peep Vassiljevi ja teistega ka, et kuidas nende hinnangul ikkagi on see üleüldine olukord, et kui see kaevandus peaks seal kas siis noh, nüüd meie eluajal või kunagi hiljem minema, siis üleüldiselt, mis Eesti põhjaveest võib saada? On sul selle kohta ka mingisuguseid selliseid värskemaid andmeid? Värskemaid andmeid ei ole, eks see kõik on, ma soovitan tõesti pannagi kas Google'i või YouTube'i otsingusse Peep Vassiljev ja need inimesed, kes ei ole tänase päevani jõudnud kurssi viia ennast sellega, milline oleks siis nii-öelda jutumärkides kopp maasse tegevuse tagajärg. Et seda infot on nii palju, et seda kõike eraldi nagu üle veel siin hakata majandama, aga jah, tõepoolest, et Pandivere kõrgustik ja kogu meie need põhjaveealad ja kuhu see kõik välja ulatub, et see on ju teada tuntud ja vesi on elu on vesi, eks, ja noh, seda on isegi nagu raske mul kirjeldama või üle hakata, vaata, ma tahan nagu seda öelda, et kui sul on endal peas nagu mingi asi suhteliselt selge, siis on seda selget asja on isegi raskem edasi anda kui mingit ebaselget asja. Ma ei tea, kas sa saad aru nagu, et su jaoks on enda jaoks on nii pilt selge, et noh, kuidas ma sellest üldse räägin. Aga jah, tõepoolest põhjavesi, maa ja ega siis selle põhjavee koha pealt või üldse maa, mulla, metsa koha pealt ei ole ju ainult siis sama fosforiidi või muldmetallide teema üldisemalt, eks, et siin on kõikvõimalikud tuulikud, tuumajaamad,
seesama ka põlevkivi kaevandamine ja nii edasi ja nii edasi, et siin on neid protsesse, mis riigi poolt algatatud on niivõrd palju ja võib-olla kokkuvõttes, noh, sellele küsimusele vastates lihtsalt ongi, et põhjavesi on ohus, see on selge. No kõige lihtsam lause ongi see, et põhjavesi oleks sellisel juhul ohus, kui seda tänaste vahendite tehnika juures tegema hakata. Ja ega üldiselt minister Suti suu läbi on siis välja öeldud, et seda nii-öelda kontsessioonilepingut ka praegu ei algatata või kontsessiooni teemat, et seda ala nii-öelda siis maha müüma hakata. Et seda ei tee ei virulased ise, ei eestlased ise ja nii edasi ja nii edasi. Et seda ilmselt hakkaks välisfirmad tegema ja noh, Nauru on ehe näide ju sellest, mis see tagajärg siis olema saab, eks. Ja Virumaa põlisrahvas, eks, et või ükskõik millised põlisrahvad Eestis, on ta need Järvamaal, kõik, kes me oleme siin omavahel selle maa-alaga seotud, mida me siis Eestiks nimetame, me ei taha keegi oma kodudest ära kolida, aga see võib selleni viia, et ka meie oleme siis nii-öelda, ma ei tea siis, kas kliimapagulased või mis pagulased me siis oleme, veepagulased, veepuuduse pagulased, eks. Et noh, selleni see seminar, mina ootan seda väga, kuidas nad seda kõike nüüd lahti kirjeldavad, mida nemad on peale seda puurimist uurinud, aga selge on ka see, ei karda mina seda välja öelda, minu käest on küsitud, et aga kui nad astuvad kõikidest väljaütlemistest ja rahva arvamistest üle, midagi teha ei ole, elu on näidanud, et siis läheb asi ilmselt tahes-tahtmata füüsiliseks, eks, et noh, mõistate, et kui sa pead oma kodu kaitsma, keegi tungib sinu elamisse, siis see läheb tahes-tahtmata füüsiliseks ükskord. Aga täna, noh, vähemalt nende väljaütlemiste põhjal seda ohtu vast ei ole. Et näis, venitavad, mis saab peale järgmisi Riigikogu valimisi. Minule teadaolevalt ei ole täna ühtegi koalitsiooni ega opositsiooni erakonda, kes seda maalapikest siin Virumaal maha ei müüks ja sinna koppa ei laseks siis välisfirmadel, korporatsioonidel maasse lüüa. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. Aga milliste sõnumitega või milliste plaanidega, jällegi nii palju, kui te rääkida saate enne seda seminari, et te sinna lähete ja milline on teie sõnum siis nii kohalike elanikele kui üle Eesti inimestele, kes kas tahavad sinna kohale tulla või kuidas saab teile toeks olla, et selle meie ühe kõige kallima maavara eest seista? Noh, mis meil plaanis on? Alustame aasta joost, et esimene asi ongi see, nii nagu ma siin eelmise mõtte ära lõpetasin, et läheme kuulama, eks. On lubatud siis, et iga ettekande lõpus on võimalik inimestel küsida, aga nüüd, kui seda ajakava vaadata, mis on siis Facebookil saadaval kõigile, et kui nüüd seda ajakava vaadata seal, siis kuidagi jääb selline mulje, et heal juhul võetakse üks küsimus, kiire vastus ja selliseks see seminar seal kujuneb. Mida nüüd eraldi meil plaanis või mis meil eraldi plaanis on, ega siis me saame tugineda sellele samale asjale, mida siiamaani on tehtud. Me oleme öelnud, et seni, kuni ei ole saadud siis kohaliku põlisrahva ehk virulaste käest eelnevat vaba ja teadlikku nõusolekut, ei tohi te neid asju teha. Ja ikkagi jätkuvalt ega siis maksuraha, mis on kokku kogutud
ma ütlen, et ametlikud andmed vist on 6,1 miljonit on ära kulutatud, mille peale, eks, et mina sooviks seda teha, just teada. Ja kas me ei ole jõudnud peale seda 2 aastat tegelikult sellesse punkti, kus me olime 2 aastat tagasi, 20 aastat tagasi. Me nagu need teadmised ei ole midagi muud, midagi teised. Et lihtsalt keegi sai tööd. See on tore, kui teadust tehakse, et aga mingit konkreetset plaani ei ole, korra käis mõte peast läbi, et võib-olla koguneme tunnikese varem, aga ajad on meil kõigil kiired ja me ei jõuaks midagi sellist mõttekat ette valmistada. Sest Mhm. mina kahtlustan seda, et meile sees väga suurt sellist nagu sõna ei anta, et oleks teinud siis tund aega varem väljas, aga vaatame. Nädal aega on veel aega ja selles mõttes on hea, et sa pakkusid võimaluse siin oma kanali vahendusel siis nendest asjadest rääkida, välja tuua see oluline sündmus siis 30. juunil ja siin on ka teisi kanaleid, kes on siis seda reklaami nii-öelda teinud. Et midagi erilist ma välja jah ei tooks, et me läheme sinna rahumeelselt. Mhm. Aga kas te olete suhelnud Eesti Geoloogiateenistusega ka sellel teemal, et kas nemad sellest mingisuguse kajastuse teevad, kas siis noh, pärast seda ilmselt küll, aga on äkki kohapeal võimalik seal otseülekannet midagi vaadata või mingeid selliseid asju. Seal oli ka vist see teema, et isegi osalejatel paluti eelnevalt registreerida, vist see oli ka väga, väga huvitav. jah, oli küll, et sellega oligi siis nii, et mul oli eelmine nädal oli teisipäeval saade ja kuna ma varem olin siis Peep Vassiljevi käest kuulnud, et selline seminar on tulemas ja päevakava määras siis geoloogiateenistus eesotsas siis Erkki Peegliga ja ma nõudsin siis, nõudsin, oligi tõesti, ma saatsin talle SMS-i, et mul on täna saade, inimesi oleks vaja võimalikult varakult teavitada, et palun saada mulle see aeg, koht ja relvad nii-öelda, eks, et me teaksime siis ette valmistada. Ma sain selle, aga kas läks vist 2 päeva mööda, kui Rakvere valla kodulehel, ma nüüd ei ole geoloogiateenistuse kodulehte kontrollinud, aga Rakvere valla kodulehel on siis nii esinejate nimekiri üleval kui ka muud andmed ja seal on tõepoolest siis lisatud juurde registreerimise link, et registreeri oma osalemine siin. Mina võtsin kohe ühendust ühe teise kolmanda asjapulgaga ja küsisin, mis jama see nüüd on, et kui inimene siis registreerunud ei ole, et kas siis koosolekule ei saagi. Ja minule öeldi, et ei, et selle koosolekul osalemise eelduseks see ei ole. Ja ma palusin teha siis ka vastava viite Rakvere valla kodulehel või seal Facebooki lehel, et pange siis ka see kirja sinna. Sest muidu on nii, et inimesed tulevad heatahtlikult kohale, eks. Nad on võtnud endale selle aja, aga öeldakse, et ei ole registreerinud ennast. Ja põhjuseks toodi siis see, et teaks siis ette valmistada, seal on ka teatud kohvilaud, et mitu riigipirukat või pirukat siis lauale panna, et palju inimesi tulemas on. Nii et saab põnev olema, aga need lingid ja viited on olemas siis Rakvere valla kodulehel. Et mina siin ühe teise kolmandaga olen asja arutanud ja ma näen juba täna tegelikult üleskutseid, et ärge ennast registreerige ja nii edasi. Mina tegin selle registreeringu ära, et ma ei jäta neile seda võimalust, et nad saavad öelda, et sinu nime ei ole kirjas. Mhm. Aga mingisugust salvestust sellest üritusest pärast otseülekannet, Ja seda. siis salvestuse koha pealt on see, et ma usun, et me leiame selle võimaluse võtta see täispikana ülesse ja küll me leiame ka siis selle vähemalt ühe telefoni, mis panna laivina käima ja suure tõenäosusega läheb ta siis Maarahvas Facebooki lehele, Maarahva Facebooki lehele, mis on siis põlisrahvaste Facebooki leht, et seal me oleme neid laive teinud ka siis, kui me karjääris kohapeal käisime.
nii Mhm. et kindlasti tuleb see, noh, ei saa ju garanteerida, kui hea kvaliteediga meil need internetid on ka, digiriik, et aga kindlasti me paneme selle käima, jah. Mhm. No ma omalt poolt ütlen ka siia vahele, et kui keegi on Viljandi kandist minemas sinnapoole kuskile ja autos mõni vaba koht leidub, siis ma hea meelega hüppaks oma varustusega peale ja katsuks ka siis sellest noh, võib-olla siis natukene kvaliteetsema otseülekande teha, et mul endal jah, hetkel nagu praegu võimalused puuduvad, et sinna kanti saada, aga kui juhtub, et kellelgi on sinnapoole minek ja mahub, siis ma hea meelega hüppaksin peale. Ja Aga jah. ma siia veel ütlen, et see eelnev küsimus just selle põhjavee koha pealt, et see on selge, et sellisel maa sisse minekul oleks tagajärjed, eks ju, me räägime praegu tingivas kõneviisis, me ei tea, mida nad planeerivad, me hoiame silma peal, me oleme tegelikult see 2 aastat silma neil peal hoidnud, on ju. me kõik, kes on huvitatud, et elu siin maal säiliks nii-öelda, et eriti suures ohus on põhjavesi. see tähendaks, et elu hääbuks ja see tähendaks ka siis elu täielikku kadumist meie maadel. See võib tunduda nagu jõle üle forsseeritud see jutt, et oi, ei, see asi nii hull ei ole. Et ma soovitan inimestel selle sama Nauru kohta, et jube, mis seal maal tehti, mis nende rahva elukeskkonnaga tehti, aga õppigem siis sellest, õppigem siis sellest, ja et just, et jah. mõistlik oleks ikkagi teiste vigadest õppida, mitte kõike ise järgi proovida ja lasta ennast ära lollitada, et siin räägitakse ka ju meil sellest, et jälle mingi kulla jutt hakkab pihta, kuidas meie maapõues on ikkagi kulda ka ja noh, niisuguste lihtsate vahenditega üritatakse inimesi ära lollitada. Aga lõpetuseks äkki ma küsiks seda, et vaata see esimene fosforiidisõda, mis oli, et see ei olnud ka ju lihtsalt mingisugune niisugune keskkonnaliikumine, et see oli ka pigem ikkagi ju niisugune poliitiline vastuhakk selleaegsele võimule. Et kas see täna võib seda asja natukene nagu samamoodi näha või siin mingisuguseid paralleele tuua? Noh, jah, kindlasti, eks sellest paar aastat tagasi, kui toimus seesama Aro Lõuna karjääri sündmus, kus sina ka ju ilmimas kohapeal olid, et tõesti, see oli ülivõimas, me suutsime selle 2 nädalaga korraldada. aga, aga üldiselt kuidagi noh, seda võib nii võtta, aga seda ei saa võtta. Jah, see fosforiit nagu, kui see sõna juba, et fosforiit ja fosforiidi kaevandamine, see kuidagi äratab inimesi. See on nagu kuidagi jah, alateadlikult juba, aga ma arvan, et siin selliseks suuremaks liikumiseks muutuste suunas on ikkagi kogu see kompott kokku. Ja mida see kogu kompott kokku tähendab, on kogu elukeskkond ja siis teatud inimeste suhtumine sellest eesmärgiga täita riigikassat nii-öelda, oma isiklikku taskut. Et siia alla lähevad siis kõik, mitte ainult see fosforiit, vaid ka tuulikud, Rail Baltic ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et maad tuleb hoida, mulda tuleb hoida, vett tuleb hoida, õhku tuleb hoida, seda tuleb hoida puhtana. jah, see ei tähenda nüüd seda, et me ei raiu mitte ühtegi puud, aga seda kõike tuleb teha mõistlikult ja jah, mõistlikult tuleb seda kõike teha. Et aga ma arvan, et täna selleks mingisuguseks suureks meeleavalduste laineks või massiliikumiseks me ei, ma võtan siis enda positsioonilt, ma, need inimesed, kes 80-ndate lõpus ja 90-ndate alguses nii-öelda ilma tegid, üles tõusid või kuidas seda kõike nimetada, seda, seda rahvast enam täna ei ole suuresti. Kas on põhjus selles 30-aastases sellises mugavuses, selles kapitalistlikus süsteemis elamises?
või milleski muus, ma ei oska seda öelda, aga jah, üldiselt kui võtta seda nagu ühe märksõnaga kokku, siis on ta loodus, elukeskkond, selle hoidmine, et ikkagi kõik kokku, mitte ainult see, et meil siin Virumaal on see fosforiidi küsimus, muldmetallide küsimus, et siin ma olen nagu nõus nende inimestega, see, mis toimub seal Võrumaal, mis toimub Pärnumaal, kõik need vesinikutehased ja muud asjad, hiite raiumised, metsade üleliigsed raiumised, raadamised, see kõik kokku. Kas see ühel hetkel äratab rahva ja hakatakse tegutsema või jääbki see ainult siis väheste aktivistide punnimiseks nii-öelda, et raske öelda. mm. Okei, aga veel päris lõpetuseks äkki natukene räägi sellest ka, et kus kohas saab teie tegemistel siin nüüd silmad ja kõrvad peal hoida, et eks seda infot siin nädalake on veel ju selle nii-öelda seminarini aega, et äkki siis vahepeal siin midagi muutub või midagi, et siis kus inimesed saaksid klikkida iga päev ja korra üle vaadata, et mis seis parasjagu on? Noh, minul on endal on siis see YouTube'i kanal Viru Meedia, eks, et seal ma nüüd ongi see, et ma tegelikult pidin sellest samast 30. rääkima oma kanalil, aga sa aitasid mul selle töö ära teha. Et eks ma pean seal ka muidugi midagi mainima. Läbi Viru Meedia saab siis, kui midagi tõsiselt muutub, siis ma luban, et ma teen mingisuguse 2-3 minutilise klipi, näiteks kui jääb ära, eks. Ja maarahvas.ee lehelt saab meie tegemiste kohta infot ja üldiselt on ta ikkagi Facebooki põhine praegu, oma sellist mingit uudiste kodulehte meil ei ole või uudistekanalit peale siis sellesama Viru Meedia ja Maarahva Meedia ja Maarahva Facebooki lehe siis. Ja ma usun, et me saame sinuga ka kokku leppida, et kui peaks mingisuguseid suuri muutusi tulema, siis saab ka läbi siis Vanglaplaneedi või siis Mariann Joonas ja Ando Tõnumaa on ka kursis nende teemadega, on lubanud ka kohal olla. Ja täna ka ilmus seal väike uudisnupuke, nii et küll me siis need võimalused leiame, mille kaudu infot anda. Et mina olen jah, siis Facebooki kaudu nii palju, kui jõuan kirjutada, et nii ta on. Okei, väga hea, nii et hoidke selle nii-öelda siis sõltumatul meedial silm peal ja 30 juuni Sõmerul, et kui kellelgi on vähegi võimalik, siis minge kohale, kui ei ole võimalik, siis toetage lihtsalt hea sõnaga või muul moel. Ja vaatame siis, kuidas siit asi edasi läheb, et võib-olla see inimeste vastuhakk on ka ikkagi üks asi, miks nad on selle asja nüüd siin vähemalt niimoodi ajutiselt pausile pannud ja ei hakka koppasid ja labidaid haarama. Jaa, üldiselt sa ütlesid küll päeva, ka mina olen sellest 30. juunist rääkinud, aga kellaaeg on siis 15:00 kuni 19:00. Et minu käest on küsitud, et kas võib ka minna pikemalt, noh, oleneb kuidas me suudame neid siis selles ruumis arutelus seal hoida ju, eks. Et loodetavasti on nad varunud mõne tunni enda jaoks aega enam. Lammasmäel toimunud geoloogiateenistuse koosolek paari aasta eest oli selline hea näide sellest, kuidas asi katsutakse ära teha, tehti rahvakoosolek, meil on kiire, kohe lõpetame ära ja hiljem lobisiti seal ruumis veel tundide viisi. Tegelikult oli aega küll. Ja kui ma võin siit öelda, siis nii palju veel, et 15:00 tulevad siis tervitused, uuringu eesmärk ja peamised tulemused ja siis siia on ettekandjateks on siis märgitud, nüüd ma sain ka see eesnime tuli meelde, energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt, siis on Riho Iskül, Rakvere vallavolikogu esimees ja Sirli Sipp-Kulli, Eesti geoloogiateenistuse direktor. Näis siis, mida nad meie Virumaa seest leidnud on, mida põnevat nad sellega teha planeerivad rahvusliku rikkuse sildi all, et see saab olema üks põnev seminaripäev, nii et Sõmerul seal on suur lai plats,
kui kellelgi on mõtteid, mina olen valmis kell 2 seal kohal olema. Väga hea, jah. Et kui neil aega küll on, siis jah, motivatsiooniks võib-olla uks lukku keerata ja saab nendega vähe pikemalt seal juttu puhuda siis. No näis, ma loodan, et selle jutu peale ei helista mulle jälle Rakvere konstaabel ja ei küsi, Timo, mis sul jälle plaanis on? No Aga selle olgu. pakkusin mina välja, et siis ta võib mulle helistada. Okei, aga olgu, Timo, suur tänu sulle ja jõudu ja loodetavasti näeme 30. Ja loodetavasti näeme, nii et võtke siis haarake sealt Viljandimaalt Peeterbürooks kaasa ja oleks tore küll. Aitäh! Ja, siis näeme kõik. Okei, kõike paremat! Ja, aitäh! Kogu eelnev info jõudis teieni tänu inimestele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevust toetanud. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Näiteks liitudes Vanglaplaneedi vastupanu liikumise tasulise paketiga saate ligipääsu lehel olevatele pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks saate eelisjärjekorras vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Vastupanu liikumise tasulise paketiga liitumiseks minge vastupanu liikumise lehele ja leidke üles nupp liitu. Seejärel valige endale sobiv periood ja toetussumma. 1 kuu hind on minimaalselt 5 €, aga kui valida juba pikem periood, näiteks 6 kuud, siis teeb see hinnaks kõigest 2,56, mis on vähem kui 1 tassi kohvi eest küsitakse. Teine võimalus Vanglaplaneedi portaali tegevust toetada on tellida tooteid Pärismaalase e-poest, kus on saadaval lai valik naturaalseid, kvaliteetseid ja tugeva toimelisi toidulisandeid, et hoida end tervena ja energilisena ka olukorras, kus meie keha peab toime tulema stressi, saastunud toidu, vee ja õhuga. Muidugi võib Vanglaplaneedi toetuseks teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja see ei pea olema üldse suur, sest teadlike inimeste arv, kes enam peavoolumeedia ajupesu tarbida ei soovi ja eelistavad selle asemel jälgida alternatiivmeediat, on märkimisväärselt kasvanud ja see trend jätkub ka edaspidi. Kui peavoolumeedia väljaanded küsivad oma lugejatelt enda poolt pakutava pahna eest lisaks reklaamitulule veel umbes 10 € kuus, siis Vanglaplaneedi portaalis ei ole artiklid maksumüüri taha peidetud ning selle asemel loodan ma lehe jälgijate vabatahtlikule toetusele. Vanglaplaneet on tegutsenud alates 2008. aastast ning tänu toetajatele olen ma oma kodus suutnud üles seada stuudio, kus saan teha saateid ja intervjuusid ning plaanin seda veelgi edasi arendada. Kõikide artiklite tõlkimise ja toimetamise, saadete, videode ja intervjuude filmimise, videotöötluse ja muu sellisega tegelen ma ise ja isegi mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on juba suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt ja muidugi suur tänu kõikidele neile inimestele, kes on seda juba teinud. Veel üks lihtne võimalus alternatiivmeedia toetamiseks on ise selle levikule kaasa aidata. Kogu Vanglaplaneedi lehele üles pandud sisu on seal selleks, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni ja igaüks võib sealt võtta enda jaoks kõige olulisema info ning jagada seda oma sõpradele ja tuttavatele. Kui hakkate nendel teemadel avalikult rääkima ja arutama, kus iganes te selleks võimalust näete, siis avastate, et sarnaselt mõtlevaid inimesi leidub ka seal, kus te seda kõige vähem ootate. Üks oluline asi veel. Kuna sensorid näevad kurja vaeva, et Vanglaplaneedi poolt avaldatud sisu levikut tõkestada, siis soovitan kindlasti liituda ka Vanglaplaneedi uudiskirjaga ja nii ei jää ükski oluline postitus märkamata. Suur tänu kõigile, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud.